Tere õhtust, minu nimi on Evelin Pung ja minu tänane teema on, millist ahjupotti valida. Milline ahjupott peaks olema sinu kodus, sinu köögis ja sinu ahjus? Kas minu tänase päeva lõpuks, kui ma olen oma esituse lõpetanud, on see just see Tupperware-pott? Seda ma ei saa garanteerida, aga vähemalt oled sa mõelnud enda jaoks selgeks, kas see peaks olema sinu tuleviku investeering nüüd kohe praegu või hiljem 6 aja pärast, 2 kuu pärast või aastate pärast. Kui ma ise alustasin Tupperwarega 23 aastat tagasi, siis loomulikult ei olnud üleüldse Tupperwarel vähemalt Eesti turul olemas selliseid vahvaid ahjupotte. Ja minu esimesed potid, kui ma oma elu peale läksin, olid tegelikult meile kõigile tuttavad. Ma arvan, et ei ole Eestis perekonda, kus ei oleks sellist potti olnud. On klaasist ahjuvormid ja potid, millega sai siis teha absoluutselt kõiki, mis siis parasjagu ahju läks. Ja ühed lemmikumad olid alati kooreklops ja sellised ühepäevatoit ja kõik sellised toidud, mida teha sai. Ja kui siis läks mööda mõni aeg ja Tupperware tuli turule esimeste plastmassist ahjuvormidega, mis küll olid siis veel Ultra Plus sarja omad, nüüd siis natuke täiustatud Ultra Pro ja ka Ultra Plus Pro sarja omad, mis meil kohe-kohe on tegelikult ka uuenenud ja turule tulnud, siis muutus minu maailm kardinaalselt ja täielikult. Tupperware on ainus firma maailmas, kes toodab plastmassist ahjupotti. Absoluutselt konkurentsitult mitte ühtegi teist ei ole olemas. Ja kui nüüd inimene tahab teha otsust, ta tahab osta endale uut ahjupotti, väga tihti võetakse see ost ette, see on tähtis ost, siis tehakse oma otsused ja valikud ja väga tihti tehakse seda kas siis lapsepõlve kogemuste baasil, kas oma nende eelnevate kogemuste baasil, mis on olnud. Ja tihtilugu, kui ma olen rääkinud seda lugu oma klientidele, siis nad tunnevad ennast seal igal juhul ära. Paljudel ongi siis kodus tõesti olemas see klaasist ahjupott või kogemus klaasist ahjupotiga, mis on väga kaunis, mis näeb ilus välja, millel on üks väga hea eelis, et kui ahju uks avada, siis sul on tegelikult alati näha, mis selles potis on, milline on tema küpsusaste, kuidas ta välja näeb, kõik on superluks. Ja tal on üks väga suur miinus. See väga suur miinus on see, et kui te olete selle ahjust välja võtnud, olete tõstnud kraanikaussi, siis te ei saa mitte kunagi garanteerida seda, kui ta on tühjaks tehtud juba, te ei saa kunagi garanteerida seda, et seal kraanikausi põhjas ei olnud väikest veetilka või kraanist kogemata keegi ei lähe ja ei ava ja see vesi sinna peale ei tule, ehk siis klaas ahjupotid ei talu absoluutselt temperatuuri kõikumist. Plõks ja katki see ongi. Mina suutsin ära kasutada ja osta ennem 3 sellist odavat klaasist ahjupotti, millest kõigist jäi järele ainult kaaned, enne kui minu mõistus jõudis sinnani, et ma pean investeerima rohkem ja ostma kallima poti. Paljud lähevad ja tahavad olla looduslähedased. Nad tahavad osta keraamilist ahjupotti. Absoluutselt hea valik. Ma ütleks teisel kohal peale Tupperwaret. Võiks olla üks hea keraamiline või siis ka malmist ahjupott. Miks maailm on hea? Paljudel on puupliid ja ahjud, võimalus kasutada, eks ole seda ka seal. Väga pikk järelvalmimise aeg, hoiab väga kaua sooja, absoluutselt superluks, ma ei ütle mitte ühtegi halba sõna. Hetkel, kui tahetakse osta väga head malmpotti või keraamilist potti, valitakse võib-olla ka natukene parem firma, parem bränd, ja tihtilugu on seal 2 sellist erinevat suurust. On 2-liitrine väike pott ja on suur 5-liitrine pott. Isegi teinekord natukene suuremad. Loomulikult pereema teeb valiku, ostab suurema. Suur 5-liitrine malmpott maksab circa 130 €. Hinnad võivad kõikuda vastavalt firmadele, aga hind on selline. Perenaine on rahul, ta on teinud hea investeeringu ja tõepoolest see kestab aastaid. Mis on malmi viga? Malmi viga on see, et kuna ta on raske, siis ta võib kukkuda. Paratamatult me ei ole kunagi selle vastu kaitstud, et midagi kukuks. Mis juhtub sel juhul, kui malmpott kukub? Heal juhul pott jääb terveks, aga põrand läheb katki. Väga paljudel on täna juba köögis kivipõrandad.
see eeldab väga suurt remonti, mis läheb kordades kallimaks kui osta ahjupott. Hea, kvaliteetne, näiteks miks mitte tupperware. Ja teine miinus, mis on võib-olla sellistel suurtel, rasketel, tugevast materjalist potidel on see, et kuna kaane osa on nii tugev, siis kogu see aur, kogu see mahl, mis tuleb sellest toidust välja, tema füüsikaline tõmme on veel nii palju tugevam, et ta tuleb selle kaane alt ära ja sel juhul ta ujutab üle teie ahju, ta määrib ära teie poti ja seda hiljem puhtaks saada ja küürida on kohutav vaev. Need on minu kogemused, mille puhul ma võin alati öelda, et mina eelistan plastmassi, eelistan tupperwaret. Veel siiamaani väga paljud ikkagi küsivad, kui on juttu ahjupottidest, tupperware Ultra Plussist, Ultra Prost, kas tõesti see on plastmass? Kas tõesti sellega ma tohin panna kõik oma toidud ahju? Jah, tõepoolest seda tohib teha. Nii nagu ma alguses juba mainisin, ainuke firma maailmas, kes toodab plastmassi, mis talub 250 kraadi kuuma ja 25 kraadi külma. Seega sobib ta kasutamiseks praeahjudes, sobib ta kasutamiseks ka gaasiahjus, kui tuli on kaetud. Ma tean juhtumeid, aga see on ainult omal vastutusel, et kasutatakse seda ka puupliidiahjus, kui on olemas ahjutermomeeter. Aga kordan veel kord, ainult omal vastutusel. Aga meie soovituslik toidu valmistamise temperatuur ei peaks olema mitte kunagi rohkem kui 180–200. Sel juhul tekib küsimus, aga miks ma siis peaksin valima selle poti? See on pott, kus toit läheb sisse kuivalt, ilma vedelikku lisamata. Alati läheb külm pott kuuma ahju ja toidu valmistamise aeg tänu sellele, et ei ole vedelikku, on 30% ajaliselt kiirem. Kui te paneksite siia liha juurde näiteks veel vedelikku, kui panete vee, siis te olete harjunud niimoodi tegema, klaaspotis ju nii käib, malmile panen ka vett juurde. Et kui ma seda teen, siis ega seal ei ole mitte midagi halba, kõik on lubatud. Lihtsalt põhjus on selles, et kõigepealt kulub kogu energia vee soojendamisele ja alles seejärel hakkab toidu valmistamine. Seega toidu valmimine võtab oluliselt kauem aega. Kui ma aga panen maitsestatud liha, köögiviljad ja kõik kohe otse kuiva potti, siis hakkab toidu valmistamine koheselt, sest ahi on kuum. Ja nüüd ta hakkab selle liha ja köögiviljade seest võtma seda mahla välja, millega siis see toit valmib. Näiteks võin ma täiesti vabalt öelda, et sellises 5,7 liitrises potis või ka sellises 3,3 liitrises potis ei ole vahet, kui kaua, et see toit valmis saab. Tunniga on liha valmis. Ei loe, et ühes potis võib olla pool kilo rohkem liha kui teises. Absoluutselt suurus ei loe. Aeg toidu valmimiseks on üks ja seesama. Kui nüüd see toit on valmis, näiteks tund aega on ta seal ahjus olnud, on ta teil siis klopsina tehtud, on ta teil siis tükina, suure praetükina pandud. Kui see on valmis, siis minu soovitus on see näiteks, et võtate kaane pealt ära, lasete ilma kaaneta veel näiteks kuskil 15 minutit tal siin olla ja tuleb kena krõbekoorika peale. Kusjuures siis, kui te teete seda ilma veeta ja omas mahlas, siis kõik see, mis vedelikust väljas on, see on juba krõbe. See on selline maitsev, mõnus ja ta pruunistab nii-öelda ka kaane all. Kuna plastmass on nii palju kerge, nagu juba juttu on olnud, siis see gaas siin peal ei ole mitte kunagi raske, nii nagu malmil või klaasil. Seega nüüd kõik see, mis selle toidu seest tuleb, kõik see aur, see tõuseb üles paratamatult ja tahab kaane alt välja pääseda. Seda võimalust sellel potil ei ole, sellepärast et näete, siin on kenasti sellised sooned, jooksevad poti servas ja tänu sellele kogu see mahl ja kogu see aur, mis siit potist kerkib, liigub neid sooni pidi ja vajub potti tagasi. Mitte kunagi ei tule ta väljapoole potti. Seega te saate olla kindel, et teie potid on väljaspoolt alati puhtad, filigraansed ja ei vaja lisahooldust. Kui on tarvis küpsetada, siis võiks mitte teha sellega ka kõikvõimalikke küpsetisi. Näiteks väiksema variandiga tehakse kooke, tehakse lisaks lasagnele
tehakse vormiroogasid, tehakse erinevaid saiu, leiba küpsetatakse, siis on soovituslik võib-olla potti eelnevalt siis rasvaainega natukene määrida, enne kui siia midagi sisse panna. Selle potiga on võimalik teha suppe, selle potiga on võimalik hautada erinevaid putrusid, näiteks Lõuna-Eestis räägitakse selle kohta kärutädipuder, paljud teavad seda mulgipudru nime all või siis ka kartulitangupudru nime all. Tehakse ühepäetoitu, hautatakse kapsast, tehakse jõulude ajal kapsast, näiteks ei pea tunde keetma pliidi peal ja passima, kas tõmbab põhja või mitte, panete potti, unustate nii-öelda ja ta toimetab seal vaikselt ja omaette ise. Ehk siis sel juhul, kui on tegemist putrudega, on loomulikult või suppidega, on loomulikult vaja panna ka vedelikku. Aga teil ei ole mitte kunagi tarvis seda seal segada, teil ei ole tarvis mõelda, et kas ta kõrbeb põhja või mitte, kogu selle teeb ära tegelikult see aur ja see kuumus, mis selle poti sees levib. Nüüd, kui on, ma võiks öelda, et valimatult tegelikult, et on see nüüd supp, on see nüüd ühepäevatoit, on see nüüd tõesti liha, tavaliselt üle tunni aja ma ei pea mitte midagi ahjus hoidma. Ta hoiab samamoodi ühtlast temperatuuri edasi, nagu ka malm. Ehk siis, kui toit on valmis, te võite keerata ahju välja ja ta omas rütmis ja omas kuumuses küpsetab ja järel valmib seda toitu veel edasi. Mida ei oleks tarvis kasutada selle ahjupoti puhul, on väga moodsad ja peened ahjud, kus on olemas peal kõikvõimalikud erinevad temperatuurid, erinevad küpsetusrežiimid. Seal on kanale, seal on lihale, seal on võib-olla pitsale, kõigil on nagu erinevad, et need on nüüd hästi moodsad ahjud. Siis tegelikult on Tupperware mõelnud kõige lihtsamate koduperenaiste peale, kõige lihtsamate vahenditega. Me tahame kõiki aidata olla profikokad ja sellepärast palun ärge kasutage mitte kunagi neid temperatuure, mis on selle režiimi peal. Sellepärast, et need nõud, mis tahes nõud tegelikult siis, mis on Tupperware omad, ei talu sellist temperatuuri kõikumist. Laske tal olla tavalises temperatuuris küpsetamisega ülevalt ja alt, kusjuures konventsioon ehk pöördõhi ei ole lubatud. See hoiab teie poti kauem töökorras. Loomulikult see, mida teie kodus teete, kasutate pöördõhku, panete temperatuuri rohkem kui 200, see kõik on täiesti loogiline. Kõik ei pea alati meeles püsima. Sel juhul te peate olema valmis selleks, et võib-olla see pott ei teeni teid nii kaua, kui oleks võib-olla tarvis. Selle poti puhul on alati väga hea see, et kui siis nüüd see toit on valmis, siis ma saan selle siit maksimaalselt kätte ja ta on nii palju lihtsalt kergemini hooldatav. Mida see pott ei talu? Ta ei talu kindlasti abrasiivseid nuustikuid, ehk siis ärge kasutage kõikvõimalikke traatharju ega nuustikuid tema puhastamiseks, kui siin peaks olema natukene mingit liha või miskit külge jäänud. Kasutage ainult pehmeid nuustikuid või lappe. Tupperwarel on selleks puhuks isegi olemas üks selline väga hea lapike, millel on siis ühel pool meditsiiniline teras ehk eterna, millega siis saab näiteks tõrksa mustuse ilusti selle poti pealt maha küürida, kui seal peaks midagi tekkima või olema. Ja tegelikult on oluline näiteks investeerida sellesse 5,7 liitrisse potti juba sellepärast, et vähem toitu potti võib alati panna, aga katsu sa väiksesse potti palju panna. Hiljem tuleks võib-olla osta juurde soovituslikult see teine pott. Praegu investeerite suurde potti, hiljem leiate, et te tahaksite endale juurde osta seda ka väikest potti veel. Väga õige valik. Kusjuures hetkel on see valik veel nii hea, et meil müüakse potte ja gaasi eraldi. Seega on tuleviku mõte see, et te ostate teise poti lisaks, aga gaas sobib teil mõlemale potile identselt üks ja seesama. Kui te olete ostnud ühe poti endale, olenemata mis suurus see siis parasjagu on, siis malmpott, klaaspott, keraamiline pott on teil ühe taseme peal küpsetamine ja valmistamine. Tupperware Ultra Pro sarjas olete tegelikult soetanud endale juba kohe 2 potti. Seega
seega te saate kasutada tandemküpsetamist. Panete alla esimesele korrusele liha ja siia üles näiteks teete endale õunapomme, teete praegu rabarberi vormi, hiljem õunavormi, marjaküpsetised, võite lausa ahju kohe koogiga panna, kusjuures kuna ei teki auru teel seda väljapressimist, siis need maitsed ja lõhnad omavahel ei segune. Seega te saate 2 toitu samaaegselt. Kui on aga tulevikus siis plaan, nagu ma soovitasin, soetada juurde endale veel ka see väiksem, 3,3 liitrine, siis te saate korraga näiteks jõulude ajal või suuremate pühade ajal teha ja valmistada 3 erinevat toitu. Nagu te nägite, praegu ma tekitasin 3 korrust. Seega on investeering igal juhul seda väärt, et soetada hetkel üks ja suur ja hiljem juurde või siis ka kohe, kuna soodustus on lihtsalt nii suur, et miks mitte selle raha eest soetada juba endale üks 3,3 liitrine pott lisaks, on teil olemas mitu potti, mida annab kasutada nii ja naa pidi, ehk siis ümber pööratud, mida mitte kunagi ei saa teha mitte ühegi poest ostetava potiga. Ja kui teile nüüd praegu tundub, et ma olen seda potti piisavalt kiitnud, siis ma räägin miinustest ka. Loomulikult, ainult hea ärinaine räägib kõik ausalt südamelt ära. On 3 asja, mida see pott väga kardab. Jätame praegu kõrvale selle, mida ma juba mainisin, et võimalusel siis mitte panna kuumemaks ahju, mitte kasutada pöördõhku. Kindlasti peab meeles pidama, et ahjuservadest oleks poti jaoks piisavalt ruumi, et kuuma õhk saaks ringi käia. Potti ei tohiks panna mitte kunagi ahju põhja, ta peaks olema resti peal, ta peaks olema rest sel juhul alumisel astmel, arvestades suure potiga, et kõik oleks nagu ideaalne ja korras, et see tulemus oleks kui hea, siis tegelikult 3 kõige hullemat asja, mida kindlasti selle potiga teha ei tohi, on see, et pott kardab nuga, pott kardab praekahvlit, ehk siis unustage ära, et te lähete kohe otse siia potti midagi lõikama või tegema. See on keelatud. Ja teine asi, või ütleme siis 3. asi, nimetamegi siis seda, et kui nuga on 1 ja kahvel on teine, siis tegelikult veel üks asi, mida kindlasti ei tohi teha ja mida me kipume alateadlikult kogu aeg ikkagi tegema, me ei tohi seda potti koputada. Ehk siis kujutage ette, et teil on siin sees lõhnav, maitsev ühepäevatoit. Te serveerite ja nüüd see lusikas jääb kokku selle toiduga, mida perenaine teeb. Liigselt suur, et suhu panna, ei olegi viisakas ja hügieeniline. Ta koputab selle poti äärele, et üleriidne toit lusika pealt maha kukuks. See on täiesti käe sees kõikidel. Te koputate 1 kord, te koputate 2 kord, te koputate järgmine aasta, te koputate 3 aasta pärast ja mingil hetkel võtate tema poti ahjust välja või veel hullem, teete ahjuukse lahti ja kogu teie praad on ahjus laiali. Ja selgub, et pott on katki. Te olete mures, te helistate oma esitajale, te helistate meile kontorisse ja ütlete, ma pole mitte midagi teinud, ma isegi ei puutunud potti, pott oli ahjus ja see läks katki. Ja siis tuleb see, et meenutame teile seda lusikalugu. Kui sa koputad oma poti äärele, siis tekivad mikromõrad. Ja arvestades temperatuuri kõikumist, ahjus ja mitte, aastate pärast materjal annab järele ja lähebki mõradena selle koha pealt katki, kus parasjagu ei oskakski ette kujutada. Seega, hea investeering aastateks, head investeeringut tulebki hoida. Kui teil on auto, vahet ei ole milline auto. Aga räägime täna Mercedesest, sest me kõik teame, et Mercedes on üks parimaid autofirmasid ja brände üldse, mis olemas on. Meie räägime Tupperware Mercedesest, ehk siis meie ahjupott on nagu Mercedes ja seda tuleb ka hoida. Teda tuleb hoolitseda tema eest, käia hoolduses temaga, ehk siis pesta, hoolitseda ja kasida teda. Ja siis ta teenib teid täpselt sama hästi, kui iga Mercedes teenib teie perekonda auto näol. Olge terved, olge hoitud ja minge kohe kirjutage oma esitlejale
sest ainult järgmise nädala lõpuni saab selle poti väga hea hinnaga. Noh, ja ostke see pott ka veel lisaks. Kõike kaunist ja kohtume juba järgmisel neljapäeval.